motiveerimisest räägitakse väga-väga palju. Siiski sageli räägitakse motivatsioonist kui millestki, mis tuleb väljast poolt. Kui sa oled meeskonnajuht, kui sul on inimesi, keda sa pead liikuma saama, siis on väga-väga kasulik teada, et motivatsioon ei ole midagi, mis tuleb väljast poolt, vaid motivatsioon tähendab sisemist tunnet, et ma tahan seda teha. Ja nüüd sa oled küsimuse ees, kuidas moodi tekitada oma meeskonna liikmetele tunne, et nad tahavad seda teha, mitte et nad teevad seda sellepärast, et nad saavad selle eest, olgu siis palk või mis iganes muud. Hästi lihtsustatud võetuna koosneb motivatsioon tegelikult 3 komponendist. Me ei saa kunagi üle ega ümber töö juures rahalisest komponendist. Siiski saab öelda, et raha ei ole motivaator, aga raha on meil vaja selle jaoks, et ennast elatada. Ja samuti öeldakse, et raha paneb küll inimesed tegutsema, aga raha tegelikult ei inspireeri inimesi tegutsema. Me võime raha suurte summade kaudu väga-väga palju asju korda saata, aga me võime tihtilugu teha seda ka täiesti ilma sisemise motivatsioonita, vaid ainult sellepärast, et me seda saame. Siiski, elades sellises majandussüsteemis, maailmas nagu praegu, siis ilma rahata, ilma rahaliste motivaatoriteta ei olegi võimalik. Ja seepärast ma soovitan alati maksta vähemalt turu keskmikspalka või sutsukene üle, sest see võimaldab sul saada tegelikult parimad inimesed kohe paati. Siiski, ainult rahalistest motivaatoritest ei piisa. Kui sa oled saanud hea potentsiaaliga inimesed paati, siis teine asi, mis roll sul juhina on hakata kasutama mitterahalisi motivaatorid. Mitterahalised motivaatorid on tegurid, mida ei saa raha eest osta, aga mida sa saad juhina teha. See on sinu suhtumine, see, kuivõrd sa inimesi kaasad, kuivõrd sa tekitad nendest sellise ühtse meeskonnatunde, kuivõrd ausalt, täpselt sa räägid ootustest, mida sina nendelt ootad, mida nemad sinult võiksid oodata, missugused eesmärgid te püstitate. Kuivõrd sa näitad üles oma inimlikku hoolivust, kas nad tunnevad, et nad on turvaliselt seal hoituna. Kuivõrd sa annad inimestele tagasisidet, kui sa näed, et nad natukene on kursilt kõrvale kaldumus. Kuivõrd nad saavad sind usaldada, kas nad saavad sind 100% usaldada ükskõik mida, nad saavad tulla sulle ka oma murega sinu juurde, nad teavad, et nad ei pea kartma kättemaksu või kuskilt, et see info lekib. Kuivõrd sa inimesena üldse oled elurõõmus, kas sa oled selline mornjuht ja tuled hommikul tööle niimoodi, et kõik peavad sind kartma ja keegi ei julge suga eriti rääkima tulla, või sa oled alati avatud ja positiivne ja optimistlik. Kuivõrd sa oled valmis inimesi innustama ja aitama neid oma eesmärke saavutada, või siis sa eeldad seda, et kui ma olen su tööle võtnud, siis saavutama eesmärgid ise, kui sa hakkama ei saa, siis meil on järjekord ukse taga. Ja kuivõrd sa tunnustad oma inimesi, kui sa näed, et ta saigi sellega hakkama ja see ei olnud midagi erakordset, aga siiski tema jaoks hea tulemus. Kas sa oled süsteemselt võtnud endale eesmärgiks kõiki oma inimesi regulaarselt tunnustada, nendele meelde tuletada, et nad on olulised sinu jaoks ja ettevõtte jaoks. See on see osa, mida sa saad teha mitte rahalise motivatsiooni kaudu. Aga isegi siis, kui sa maksad nendele õiglast palka, sa lood keskkonna, kus nad on motiveeritud, siis ilma enese motiveerimiseta ükski inimene tegelikult hakkama ei saa. Kui ta loodab ainult selle peale, mis tuleb väljast rahana või mis tuleb juhi poolt suhtumisena, siis kui ma ei suuda eneses mobiliseerida tahtejõudu mingeid asju ära teha, siis järelikult mul puudub sellele asjale mõte. Ja seepärast enese motiveerimise tuum on see, et sa pead andma õige tähenduse ja õige mõtte oma tööle. Samuti aga sa pead aru saama, kuidas see aitab sul elus edasi liikuda, missugused eesmärke see võimaldab sul täide viia, missugused unistusi see aitab sul ellu viia. Ja muidugi kolmandalt poolt see, kuivõrd ma suudan iseennast juhtida, iseendaga kontaktis olla. Kas ma tulen ja elan oma emotsioonid kõik välja või ma suudan ikkagi aru saada, kuidas moodi ma peaksin ennast üleval pidama, et klientidega suhelda, kolleegidega suhelda, juhiga suhelda, et perspektiivis ka selles kohas edukas olla. Niisiis, kui sa oled küsimuse ees, kuidas inimesi motiveerida, siis siin on 3 komponenti, mille kaudu seda väga-väga edukas.